Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Aamen. Palun, hea tänane kogus, ma usun, et seda küsimust võime vaadelda täiesti tänapäeva kontekstis. Pikki aastaid kuni taasiseseisvumiseni oli soov tagasi saada sarnane elu, nagu see oli olnud sõjaeelses Eestis. Peale taasiseseisvumist kindlasti me kogesime, et meie riigis on ka teistsuguse meelsusega inimesi, kes loodavad nõukoguliku impeeriumi taastamist ja nagu näha, need soovid ikka veel õiglesevad. Kui me läheksime kas või ajas tagasi 100 aastat ja Eesti riik loodi, siis mäletate, või meie saame mäletada, oleme lugenud raamatutest, et baltisakslased unistasid ennistada siin piirkonnas seisuslik riik ja tegid katseid Balti Hertsogiriigi kujunemiseks. Ei saa öelda, et see oleks ainult meie rahva ja meie riigi seismine küsimus, ka meie kõrval põhjanaabrid soomlased 1918. aasta mais lühikeseks ajaks suutsid koguni kehtestada oma kuningriigi. Nagu näha, see on igivana püüdlus midagi taastada. Ka kaitseväelastena me võime meenutada 90-ndaid, kui siis pandi maksmisele uuesti vana määruslikud sõjaeelsed väeosa nimetused ja struktuurid. Aga riik ja kaitsevägi on teinud aastast 2004 suure muutuse, liitunud NATO-ga ja kui me nüüd hindame olukorda meie riigikaitses, siis me näeme, et meie riigis on meil jõulusid, kes mõtlevad, et äkki tuleks ikkagi piirivalve taastada. See kõik tundub nii inimlik. Uute struktuuridega kohanemine ei suju
seda mõjusust võib vaadata just Luuka evangeeliumis kirjeldatud olukorda läbi, kus siis jüngrid ja ülestõusmise omavahel vestlevad, ütlevad, aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva omastab. Pole kahtlust, et just ristisurm oli juutidele Jeesusesse uskumise peamiseks takistuseks. Paulus oma kirjas Korintlastele tõdeb, meie kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele häbituseks. Ei saa olla ju Messias keegi, kes kannatab. Ei saa olla Messias vägev lunastaja ja õnnistegija, kes kuidagi armetult roomaste poolt mõistetakse süüdi, viiakse Golgota mäele ja sureb tavalise inimese loomel. Tundub, et see sündmus, mis juhtus ülestõusmisega, seda jüngrid ei alla. See on liiga suur murrang, et nad võiksid seda vastu võtta, mis Kristuse ülestõusmisega neile avaldas. Neil on ikka mõttest maine, kas sa tahad
mis oli enne ja mis tuleb pärast, see kõik on kaugel ära. On ilmaruum, on viltud tähesärad ja oled sina teadnud, mis pärast. Sa vahel pöörad taeva poole pilgu, ei tea millest, sest lihtsalt vaevlemas. Ehk siis tänast võimalikku sõnumit kokku võtta on inimlikult see mõistetav,